No nii, kallid sõbrad, oleme laivis. Tervist! Tervitus. Olge head, andke meile märku like'iga, kommentaariga, kui te meid kuulete ja pilt ilusti läbi jookseb. Just tehniline kontroll väike. Aga minu nimi on Kristjan Raude ja on järgune aeg siis Impacti Facebook Live'i jaoks. Ja miks me seda teeme? Me teeme seda natukene siis eesoleva ägedama turundussündmuse Impact Marketing Meetupi teaseri formaadis ja võtame siin järgnevatel nädalatel ette osad valitud esinejad, kes seal Impact Marketing Meetupil siis üles astuvad. Ja sel aastal sellest sündmusest saab osa võtta nii füüsilisel kujul, asukoht veel on täpsustamisel, kui ka online kujul. Nii et tegemist on siis hübriidformaadiga, kuna maailm muutub kiiresti ja üritused koos sellega. Tänaseks saatekülaliseks on Ott Ilves, Eesti ühest edukamast riistvara startupist Amplify ja Ott seal kannab siis turundusjuhi ja müügijuhi rolli. Tere tulemast! Tervist! Me kasutame selles formaadis Ask Me Anything formaati selles laivis. Ehk siis, kui sul on küsimus, on sul mingid mõtted, mida sa tahad Oti käest küsida, ole hea, jäta see kommentaaridesse. Me leiame selle kommentaaridest ilusti üles ja ma saan ilusti selle esitada. Aga ole hea, pane like ja kommenteeri, kui sa Otti tead või üldse Amplify'si tead ühte või teistpidi või veel ägedam, kui sul on see ratas endal olemas. Hästi. Oti teema Impact Marketing Meetupil on päris väljakutsuv. D2C ehk siis Direct to Customer. Just. Otse siis lõppkliendile turundus elektrirataste näitel 5 aastaga 0-7000 kliendini ilma vahendajata. See on nagu päris hea statement ja tahaks tõesti teada, kuidas moodi te seda teete. Aga selle teemani jõuame natukene hiljem. Kõigepealt ma tahaks öelda, ma kuulasin kusjuures teie CEO Ardo Kauriti lugu eelmine aasta Latitude'il. Ja kusjuures juhuslikult Latitude toimub täna-homme Kultuurikatlas, kus ma ise just otse tulin. Ta oli seal lava peal ja rääkis oma lugu. Räägi, mis sinu lugu on? Kuidas sa jõudsid Amplarini? No, mina mootorrattaga ma sõita ei oska. Seda ma nagu sealt mu algus nagu ei saa kuidagi alata. Aga ratastega olen ma ka nagu mitte professionaalses võtmes, aga nagu niisama olnud seotud mõnda aega, eks ole. Et ma olen sõitnud mõni aeg nagu amatöörtasemel võistlusi ja niisama, aga ütleme, niimoodi töökorras ei ole parem olnud. Ratastega? Ratastega just. Aga ütleme, et kuidas ma Amplarini jõudsin. Eelnevalt töötasin võib-olla mu selline turundus nagu elu sai alguse Pipedrive'ist, kus ma siis toimetasin päris mitu aastat ja ühel hetkel, aasta oli 2015, siis selleks hetkeks oli siis, sel hetkel oli ettevõtte nimeks Ööbik, kaunis eestikeelne nimi, kui siis 3 Ampleri asutajat, Ardo, Rait ja Hannes, tegid siis nagu esmaseid prototüüpe nagu Ampleri ratastest nii-öelda. Ja 2015 sügisel nad siis kutsusid mind, et Ott, et me tahaks neid rattaid müüma hakata, et teeme ühe kampaania, teeme selle 6 aja pärast kohe ära, et teeme Kickstarteri kampaania. Mida kindlasti ei juhtunud, sest nagu see oli, ühesõnaga, see oli see esimene moment, kus me nagu puutusime selles nii-öelda professionaalses võtmes kokku. Sellest hetkest, ütleme 2015 sügis kuni kevadeni, 2016 kevadeni töötasime me siis tegelikult lansseerimiskampaania kallal. Toimus rebrand siis Ööbikust natukene suupärasema, võib-olla rahvusvaheliselt suupärasema Ampleri vastu. Ja me läksime siis, kui ma aprilli alguses läksime siis Indiegogo kampaaniaga laivi, mis oli siis nii-öelda esimene nii-öelda kõige enam turunduslikul eesmärgil tehtud nagu müügikampaania põhimõtteliselt, kus siis müüdi laias plaanis esimesed Amplerid maha. Ampleritest kindlasti võib-olla paar Ööbikut oli kunagi ajaloos müüdud, aga sisuliselt esimesed rattad müüdi seal maha. Ja sellest hetkest, et ma olin kuskil 2016 suveni olin selle kampaaniaga seotud ning täiskohaga liitusin siis aasta 2017 suvel pärast, mida ma olen siis olnud kandnud nagu turundustiimis erinevaid küll üksinda sõdija mütsi, küll siis nagu natuke suurema tiimiga töötaja mütsi, et erinevas nagu turundusvõtmes põhimõtteliselt.
okei, Ampler Bikes elektrijalgrattad, lühidalt, eks ole. Palju nad maksavad? 2500 kuni 2890 Okay. ja jah, just. No, tavaratas, linnaratas, second hand 100, 200, 300, eks ole. Miks üks tarbija peaks endale üldsegi 2,5 tonnise ratta ostma? Sellepärast, et see ratas on kohutavalt hea tööriist, mis võtab nagu igasugused ta võtab igasugused vastulaused ära, mis sul on nagu rattaga sõitmisele. Et kui sa nagu mäletad seda nagu esimest tunnet, mis sul kunagi rattaga oli sõites, et see oli nagu sihuke vabaduse tunne, sihuke, et tuul on nagu tagant ja kõik lehvib ja kõik on kihvt, siis Ampleriga sa tunned seda iga päev sisuliselt. Sul puuduvad igasugused põhjendused, miks sa ei peaks kasutama seda ratast, kui on tuuline, kui on mägine, kui on palav. Mis iganes nagu põhjendused, mis sul on nagu põhimõtteliselt, et sul on ebamugav, Ampler võtab need ära ja sellest hetkest, kui sa istud selle ratta selga, see on fantastiline tunne ja see on sul iga kord, kui sa sõidad. Ja see ongi, et inimesed kasutavad seda eelkõige igapäeva sõiduvahendina. See ei ole asi, mis võetakse kord nädalas välja või et pühapäeval ma lähen päikse käes sõitu tegema. See on asi, millega sõidetakse iga päev tööle, koju, poodi ja see on nii-öelda tööriist. Ja kui sa võtad seda kui sellises võtmes juba, et kes on meie nagu, me jõuame natuke turundusteemasse, kes on meie sihtklient. Meie sihtklient on üldiselt Kesk-Euroopas inimene, kes ongi nii-öelda commuter, tööle, koju, poodi sõitja selle rattaga. Ja sellises aspektis ta ei ole enam nagu kallis, ta on nagu tohutult hea kvaliteediga selle nagu probleemi lahendamiseks, mis on siis nagu mugav sõit tööle, koju, poodi, selle probleemi lahendamiseks loodud toode. Ja selles aspektis ta on nagu väga konkurentsivõimeline. Eelneva hinnastamisest kohe rääkides natukene. Meil oli pigem mure, võib-olla veel 2 aastat tagasi oli meil mure, et meie tooted, 2,5 aastat tagasi oli meil mure, meie tooted olid liiga odavad. 2017 inimeste mure, eelkõige kuni aasta 2018 keskpaik, inimeste mure oli selles, et meie rattad on liiga odavad, et tegelikult seda nii-öelda väärtust edasi kanda. Inimesed arvasid, et me pole nagu, et see toode ei kanna neid väärtusi, ta ei tee, mida ta lubab, võib-olla see on ebakvaliteetne, võib-olla see on see mingisugune Ida-Euroopa maik tuli sinna juurde, et odavad tüübid kuskil lõigatakse ühesõnaga nurkasid, mingisugune midagi on valesti. Ja need küsimused kadusid, kui me leidsime nagu muutsime hinnastamist natukene ja me leidsime koha, kus meid ei tajuta enam kui odavpakkujat ega ka näeda kehva kvaliteediga tootepakkujat. Mis teie brändi kuvand täna teie klientide hulgas siis on? Meie brändi kuvand on praktiline eelkõige. Me oleme hästi nagu, kui me vaatame ennast sellises konkurentsi nagu võtmes, nagu et enda konkurentidega võrdleme, siis me oleme selline hästi nagu mõistlik ja hea ja nagu selline sihuke naabrimaja sõber tüüpi nagu pakkuja põhimõtteliselt, et me ei püüa olla nagu liialt nagu sellised, me ei ole nagu kõige nagu lahedam bränd maailmas, et me ei püüa nagu siukseid, me ei saada nagu enda autosid nagu kosmoserakettidega nagu Marsi suunas, eks ole, aga me oleme selline jalad maa peal, me lahendame häid probleeme, nagu meid nähakse kui praktilist ja usaldusväärset partnerit põhimõtteliselt enda selle probleemi lahendamisel. Ja see on nagu selline hea positsioon, kus edasi kasvada teistesse segmentidesse. No anname natuke konteksti ka, palju te need rattaid müüte üldsegi? Need on nagu need asjad, millest me räägime nagu natukene, et see kavas ma räägin, eks ole, 7000 rattast, aga et sisuliselt on, et me müüme ikkagi nagu mitmeid tuhandeid rattaid aastas ja me kasvame iga aasta üle 100% jätkuvalt. Okei, palju te juulis müüsite? Juulis müüsime me, ma isegi ei tea, kas ma tohin nagu rääkida sellest, aga no ütleme, et me müüsime nagu natuke alla 1000, aga mitmeid sadu. Alla 1000 ja mitmeid sadu, no see on igaüks saab oma käibenumbrid ära arvestada sealt. Okei, aga selles mõttes, et mis on siis nagu selle edu taga, sest et ma ütleks, et see on nagu pretty successful. Päris edukas värk on ju, mida eestlased siin teevad, et arvestades veel seda, et ise, ma saan aru, neid toodate, ise veel müüte, ise veel hooldate, see on ka suht unikaalne, eks ole, versus see, et ostame kõik sisse, on ju. Et see suuresti, mis on selle edu taga? Edu taga on palju asju, on ajastus, on hea toode, on õigete klientide ülesleidmine. Kõik need asjad mängivad rolli. Aga mis on see turunduse nagu või see kõige teravam nukk, mis sa arvad, mis sinu käe all on toimunud, juhtunud, on ju, et see päriselt müüb?
me oleme leidnud nagu, me oleme suutnud, esiteks alustame sellest, et head toodet on alati lihtsam turundada, et kui toode on kehv, siis seda, mis iganes trikke sa kasutad seda nagu, või mis iganes turundusmeetodeid sa kasutad, seda on raske turundada. Me oleme leidnud üles, kes meie klient on, me oleme rääkinud nendega palju, me oleme saanud aru, et mis on nende nagu ootused ja vajadused ja me oleme selle hästi praktiliselt nagu ehitanud üles nagu selleks kommunikatsiooniks, mis siis peaks olema mida me siis peame kommunikeerima selleks, et leida teisi samasuguseid kliente veel. Ja me oleme leidnud, me oleme uurinud, millistes kanalites nad on, me oleme leidnud need kanalid üles, me oleme ehitanud lahendused nende kanalite jaoks. Aga mis kanalid on? Me oleme näiteks Google'is oleme nii makstud kui orgaanilised. Kui inimesed otsivad endale elektriratast, siis nagu esimene koht, kuhu nad pöörduvad, on sisuliselt Google. Mis nad teevad seal? Mismoodi me oleme seal olemas? Me oleme nii makstud kui orgaanilisel kujul. Orgaanilisel kujul me oleme teinud kindlaks, et meie leht on optimeeritud siis mõistlikele keywordidele, eks ole, ja me tuleme üles nagu... Palju te sisuturundust teete, blogisid? Sisuturundust nagu me teeme üldjoontes vähe, me ehitame dedikeeritud nagu landing page'e või nagu maandumislehti siis, mis on siis konkreetselt keywordid üles ehitatud. Sellist igapäevast blogimist, nagu mis on niisuguse B2B content marketingi nagu alustala, niisugust asja me ei tee. Backlink'e teete? Backlink'e meil on, me jõuame kohe siia, nagu me kindlasti ei osta neid, mis on meie backlink'i nagu kõige mõistlikum strateegia. Meil on 2 aspekti, üks on nagu internal linking, kuna meil nagu leht kohe kasvab, või teine, meil on tohutult kihvt toode, mida on tohutult tore anda nagu ajakirjanikele, mis on meil on päris suur selline kommunikatsiooni ja meedia funktsioon turundustiimis. Ja mis on selle funktsiooni eesmärk? See funktsiooni eesmärk on nagu paar erinevat asja. Esiteks on leida nagu uusi kliente põhimõtteliselt, et kui me läheme uudisega välja, me saame päris suure, nagu me saame laenata kelleltki audientsi ja me saame nendeni viia enda sõnumi, mis on lihtsasti tore. Teine, mida me saame teha sellega, me saame sealt väga toredaid backlink'e põhimõtteliselt. Meist kirjutab The Verge, täna läks laivi Electrek, üks kõige suuremaid gadgetite, kõige autode, kõige muu rataste. Kas nemad leiavad teid või teie leiate? Mõlemad pidi, et see käib mõlemad pidi. Meil on aktiivne töö enda sisemise kommunikatsioonijuhiga ja ühtlasi ka pressiagentidega, kes siis nagu pitchivad nii uudiseid kui siis ka rattateste väga paljuski ajakirjanikele. Rattatestid on siuke leib ja võisel peal meie põhimõtteliselt PR-teenust või tegevustes, et inimesed et selleks, et ajakirjanik tahaks üldse kirjutada midagi meist, siis meil on hea öelda, aga proovi meie ratast, nagu see on päris, see lahendab probleemi, see teeb seda, mida me lubame, pane see lihtsalt võta see enda kätte ja kirjuta sellest lugu ja see aitab. Ja mis asi on kolmas siis, nagu ma ütlesin, meil on mõned eesmärgid. Kolmas eesmärk on siis usalduse tõstmine. Inimesed jõuavad nüüd läbi Google'i Ampler Bikesi kodulehele või nad jõuavad üldse Google'isse. Mis juhtub Google'is, eks ole, et ei tule üles ainult meie seal esimesena, inimesed kirjutavad võib-olla kirjutavad Ampler, nad on kuskil kuulnud või nad kirjutavad, olenevalt, mis podi nad jõuavad sinna, aga mis tuleb sellega ülesse, on siis The Verge'i artikkel näiteks, on Electrici artikkel, on Süddeutsche Zeitungi artikkel. Kolmandad osapooled, kes on kirjutanud Amplerist, ütlevad, et see on päris ratas, need on päris tüübid, nad teevad toredat toodet, usalda neid. Ehk siis sa ei pea seda kuulma meilt. Ja see sama asi, eks ole, kehtib ka on see veebis, on see nagu kliendi tagasiside näitamine veebis testimoonide näol, meedia tagasiside näitamine testimoonide näol, et erinevat moodi see loob usaldust kliendis meie toote ja meie ettevõtte vastu niimoodi, et me peame ise meie ei pea seda enam sel hetkel müüma, et seda müüb kolmas osapool, see platvorm, see meediaettevõte juba põhimõtteliselt, kes on meist loo kirjutanud. Kas ja kui palju te üldsegi küsite oma klientide käest tagasisidet review vormis? See on igalt kliendilt küsime. Absoluutselt. Kuidas see välja näeb? Kui klient ostab meilt ratta, siis ühes emaili seerias, mis me saadame talle pärast ratta kohale jõudmist. Ta saab ratta osta ainult siis e-post? 2 formaati on põhimõtteliselt ratta ostmiseks. Üks on e-poest ja teine on meie brändipoodidest. Meil on hetkel Berliinis ja Kölnis oleme ehitanud enda showroomid, kus siis saab ka sealt otsa osta. Aga sellegi poolest mõlemal juhul saad sa e-kirja, kus me küsime sult jäta oma arvamus meie ratta kohta
ja kõik need arvamused lähevad, et meil on seal noh, enamike rataste hinded on seal kuskil 10 palli süsteemis kuskil seal üle 9, aga nagu seal on ka loomulikult mitte rahul olevaid kliente ja see on nagu, seal me näeme ja me saame sealt tagasisidet ka niimoodi, et kui nad ei ole meile otse kirjutanud, siis me saame seal vastata või vahel nad on ka otse kirjutanud ja see on ka nagu aus värk, et alati ei tule välja, vahel on ka negatiivseid kliendi kogemusi ja me püüame lihtsalt olla läbipaistvad selles suhtes, et jätame ka need üles sinna. Okei. Mis te sellest nagu, noh, see review või tagasiside saamine, see on, ma arvan, nagu iga füüsilise ja ka virtuaalse toote ettevõtetel üks paras nagu peavalu. Et mingil määral sa pead seda küsima. Nüüd on küsimus, kui sul on hea toode, siis on seda hea küsida. Kui sul on halb toode, siis võib-olla ei ole hea küsida, aga ikkagi mingil määral sa pead küsima, sest muidu nad lähevad kuskile, jätavad seal avarustesse ja sul ei ole kontrolli, sa saa juhtida seda protsessi. Teistpidi on see, et aga mida te konkreetselt nagu, kuidas te kirjutate niimoodi, et ta ei tunduks, et see on selline cheesy ja teistpidi, et see ei tunduks, et see on selline ka liiga suur vaev? No see on, ma arvan, et paljuski on ajastuses ka küsimus kinni, et millal me saadame selle kirja. Me saadame selle kirja siis, kui inimene on selle ratta kätte saanud, ta on sellega natukene jõudnud sõita. Ta ei ole sellest võib-olla veel, ta ei ole sellega nagu veel niimoodi igapäevaselt nagu super harjunud, et tal on ikka siin nagu uue asja nagu vibe, et sul on nagu, sa oled mingisuguse uue telefoni endale saanud. See emotsioon on veel nagu seal olema, see nagu esialgne emotsioon on nii ehe veel selle juures. Aga nagu see ei vähenda, ma arvan, selle nagu ratta nagu see ei vähenda selle nagu tõesust, et me nagu saadame selle kõigile ja see on sama põhjus, et me räägime ajakirjanikest, et võiks öelda, et oi, et ei tea, mis arvustus sealt välja tuleb. Kui sa ise ei usu oma tootesse, siis kuidas sa saad arvata, et keegi teine usub su tootesse? Me saadame absoluutselt igale ajakirjanikule, keda me nagu ise nagu tahaks, et nemad kirjutaksid meist. Me saadame igale ühele ja ütleme, et kirjuta nagu selline arvustus, nagu sa tahad. Et kui nad kirjutavad, et neile ei meeldi mobiiliäpp, siis see on aus ja see on fine. Kui nad ütlevad, et mulle ei meeldi see, siis see on aus ja see on fine. Aga me usume enda tootesse nii palju, et me julgeme seda absoluutselt ükskõik millisele ajakirjanikule jagada ja me arvame, et sealt tuleb hea arvustus, sest see toode on hea. Okay. Vahepeal nendele, kes liitunud on, et tere tulemast. Mina olen Kristjan Raude ja Ott on minu kõrval Ampler Bikesist ja tiisime teid kõiki tulema Impact Marketing Meetupile, kui siis Ott teeb ettekande täpsemalt, et kuidas moodi 5 aastaga 0-7000 jalgrattani müügini välja vedada ja edasi ka veel saab panna. Sinul kui turundusmüügijuhil, kas sul ei ole tekkinud kiusatust, et kas me peame seda nagu müüki ainult enda käes hoidma? Et täna teil on see, et kogu ahel on 100% enda käes. Äkki leiaks mingid edasimüüjad, e-poed, affiliate'id, mis iganes 3., 4., 5. variandid on ju, ja saaks nagu rohkem neid turule paisata? No võib-olla see on alati nagu see küsimus, et mismoodi see enda nagu äri üles ehitad, et see nagu, siin on esimene finantsiline pool. Me ei suudaks nagu, see ratas peaks maksma tohutult palju rohkem selleks, et seda pakkuda läbi edasimüüjate, sest et me suudame seda nagu konkurentsivõimelist, nagu me ütleme, et see on nagu konkurentsivõimeline ja mõistlik hind, aga see ei ole ka nagu odav hind, eks ole, et me suudame nagu mõistlikku hinda pakkuda selles klassis tänu sellele, et me omame seda kliendi suhet, et seal ei ole veel lisateenuseid ja marginaale vahel, mida paneb edasimüüja ja mida vahel on kokkuostja siis edasimüüja, eks ole, et mis on harilikkus. Aga veel tähtsam sellest tegelikult on see kliendi suhte nagu omamine, et meie jaoks. Me nagu räägime algusest lõpuni alati enda kliendiga. Me oleme täitsa nagu, kliendid saavad nagu, neil on mure, nad tulevad meie juurde. Neile meeldib meie rattad, nad tulevad meie juurde. Me omame seda kliendi suhet nagu täielikult, mis on peaaegu nagu, mis ongi nagu edasimüüja mudeli puhul võimatu põhimõtteliselt. Ja see annab meile nii palju sisendit selleks, et mis on siis nagu see päriselt see õige toode, mida ehitada. Mis on need just see tagasiside, see igapäevane nagu areng selles. Ning ka uskumus sellesse, et me suudame päris palju nagu muuta nii nagu seda rattasektorit, kui siis ka kuskil üldse nagu sellist mõnes mõttes nagu mingid nagu ärimudeleid tänu sellele, et me teeme osasid asju ise. On see nagu mingisugune testiprogramm, on see nagu kogu see müügikogemus, on see kliendi nagu kasutaja tugi, eks ole, et kõik need asjad toimivad paremini, kuna me räägime kliendiga otse. Okei, hästi, nõus.
see ongi igal alustaval ettevõttel, mis tuleb turule, oluline asi, saada kliende käest tagasisidet, vastavalt sellele oma toodet, teenust, kõiki asju timmida. Saate paika selle, kas ühel päeval näeme seda, et Amperi rattad on müügil kus iganes e-poodides ja edasi müüjate seas? Ei, ma arvan, et seda näeb siis nagu, et meie nagu eesmärk kokkuvõttes on ikkagi kasvatada enda otsemüügi mudelit ja kasvatada seda efektiivselt, et ma arvan, et mida võib näha tulevikus ja kuhu suunas, eks ole, mina ja meie kogu Amperi tiim töötab, on see, et üha rohkem jõuaks neid inimesi nagu meie veebi, et üha rohkem oleks ka nagu poode üle maailma nagu Ampleri poode siis, kus sa saaksid neid osta võib-olla ja üha rohkem oleks nii-öelda, et Ampler oleks see nagu sihtkoht, mitte, et kui sa mõtled nagu elektriratta peale, sa tuled Ampleri lehele, kui sa mõtled elektriauto peale, sa lähed Tesla auto lehele, et tekiks sarnane, noh, sinna suunda efekt põhimõtteliselt, et me oleme nagu see destination. Kuidas te ühel päeval manageerite kümneid, sadu poode üle maailma? Nagu kõik teised ettevõtted, nagu arenedes, värvates, organiseerides, protsessi juhtides, see kõik on. Et tänase hetkel te välistate selle, et sul tuleb keegi Hiinast, kes ütleb, et kuule, et mul on nagu selline network, on sellised kontaktid, mul on selline pood, ma tahaks tulla teie nagu official, nagu ametlikuks edasimüüjaks. Jah, me välistame selle. No, võib-olla ma toon nagu näite nagu teisest aspektist, et miks ei peaks Amper kunagi minema näiteks. Või et kui keegi pakub, et kuule, et müü meie e-poest, me võtame praegu 3% vahelt või me võtame 5%. No võib-olla see on isegi okei, nagu võib-olla isegi oleks okei käibesuht, me leiaksime mingisugune hullult palju uusi kliente, nemad teeksid turundust meie eest kihvt. Ja 6 kuu pärast nad tulevad, kuule, et teeks ikkagi 9%. Ja selleks hetkeks, ütleme, et võib-olla nad ei tule 6 kuu pärast, võib-olla see tuleb 1,5 aasta pärast. Mida sa kaotad sellega on see, et sa kaotad enda oskust turundada, sa kaotad enda oskust nagu müüa otse, sa kaotad seda võimekust teha nagu kliendi tuge nagu sellisel skaalal. Ja ütleme, et mingi hetk sa jõuad sinna maani, kus ei ole enam loogiline sinu jaoks, kus see hind sellega, et mida küsitakse sinu käest, nii-öelda see kraan, kes toob sulle kliente juurde, muutub liiga kalliks. Siis sel hetkel sa istud täiesti nagu tühja koha peal, kus sa ei oska ei turundada ja sul ei ole nagu enam müügikanalit. Ja see on nagu, see on ka nagu väga selge põhjus, miks on nagu meie visioon on ainult otsemüügi mudel, miks meil ei ole isegi mõtet mõelda nagu selline. Tahate olla iseseisvad, kontrolli omada. Jah, sest muidu on nagu väga lihtne oleks lihtsalt see, et Amperit üks hetk keegi ütleb, et kuule, et on see Amazon või on see keegi teine, et me nüüd vahetasime protsente ja see enam teie business ei ole enam jätkusuutlik. Mainisid e-poest. Palju teil müüke tuleb e-poest versus poodidest? Üle 90% on e-pood. E-pood, okay. Nii et nendest 100-dest kuni alla 1000 natuke rattaid, sest müüte 90% müüsite läbi e-poe. Mis e-poe külastajate põhikanalid on, allikad, kus nad tulevad? No Google'ist tuleb väga suur hulk, eks ole. Ütleme, et neid on pooleks, kui me vaatame neid proportsionaalselt, eks ole, et mis siis sealt tuleb. Ja suur osa, eks ole, tuleb, me teeme natukene ka, eks ole, paid social'i reklaame, ehk siis nagu ütleme Facebookis reklaame ja referralist tuleb meil täitsa suur hulk on need erinevad artiklid või siis ka nagu üks liisingupartner ja nii edasi. Et meil on nagu ütleme, et nende makstud ja mitte makstud osakaal üleüldiselt on kuskil nagu tasuta nii-öelda kanalite poole. Et e-mailist tuleb oma jagu ja nii edasi, et me püüame nagu omada võimalikult palju kanaleid ja kasvatada neid kanaleid rohkem, sest need on nagu, ütleme, kuluefektiivsemad meie jaoks. Aga et jah, kuskil niimoodi 60-40 tasuta kanalite poole. Okei, 60% tuleb enam-vähem tasuta kanalitest ja 40 tuleb siis. Kas sa saad meile jagada ka, mis suurusjärku teie näiteks reklaami eelarved jäävad? No, ei saa, või ma pigem ei saa. Et nagu, et tegemist on nagu ikkagi nagu pigem, 4-kohalised, 5-kohalised? Ja ikkagi nagu, ikkagi 5-kohalised summa numbrid. Palju see konversioonimäär on? No see on... Kas see on erinev versus makstud ja orgaaniline? Ja loomulikult, orgaanilises on, eks ole, tunduvalt rohkem. Kui keegi tuleb läbi, mis on meie kõige parem viis kliendi saamiseks, mis on? Sina ostad ratta, sulle meeldib, sa oled oma sõbra juurde, ütled, et väga lahe ratas, mine osta ka. Kõige parem, nagu põhimõtteliselt inimene tuleb otse kanalit mööda ja tuleb, ütleb, et okei, siin on
tuleb, ostab. See nagu conversion rate sellest nagu nii-öelda otse, kes on tulnud amplerprice.com-i on kõrge. Sama, kes on tulnud, ütleme siis orgaanilisest otsingust, on tulnud SEO kaudu põhimõtteliselt ja on taipinud sisse nagu Ampler. Sama. Ja nagu sealt ta, eks ole, kukub ja meil on nagu, ta kukub kindlasti nagu madalamale, mida laiemaks nüüd nii-öelda makstud kanalid siis lähevad põhimõtteliselt, et on nagu mingid segmendid on siis nagu emailiturunduse nagu täiesti huvitatud inimesed, kes on sinu uudiskirjalistis, nende kõrge conversion ja on siis nagu ütleme, et hästi laia keyword'i kampaaniad nagu paid kanalis, madal conversion. Ja nagu kokkuvõttes, eks me otsime alati seda nagu mõistlikku nagu või enda nagu piir CPA-d põhimõtteliselt vaatame, et mis on meie jaoks mõistlik ja vastavalt sellele optimeerime. Kas sa saad öelda, mis see keskmine konversioon on, kui sa kõik kanalid kokku võtad? Üle 2%, alla 2%? Ei saa öelda. Ei saa öelda? Midagi ei saa öelda. Okei, ma küsin siis teistpidi, mis sa oled näinud, mis on need kõige suuremad muutused, mida sa nagu veebilehel teinud oled, mis on tegelikult seda konversioonimäära oluliselt kasvatanud? Mis kasvatab seda? Põhimõtteliselt klientidega rääkides me teeme oma veebis ühesõnaga, oleme teinud küsitlusi ja rääkinud enda kasutajatega siis nendest asjadest, et mis on siis kõige suuremad nii-öelda ostublokeerijad või miks sa nagu ei osta või mis infot sa ei leia siit. Ja vastavalt sellele me oleme lihtsalt konkreetselt muutnud enda veebi väga selgelt, nagu kui sa tuled meie kodulehele, siis me nagu põhimõtteliselt näitame sulle väga kindlasti nagu neid asju, mida inimesed on meilt nagu kõige enam küsinud ja mida nad on maininud nendes asjades. Ja selline nagu süstemaatiline töö põhimõtteliselt on tulnud meile kõige enam nagu... Kuidas te küsite seda? Me oleme küsinud seda sõltuvalt, eks ole, segmendist, kui me räägime inimestega, kes on, meil on, siis me saame 3 jagada segmendid, meil on inimesed, kes jõuavad meie veebi lihtsalt, kes ei ole veel kliendid, siis meil on inimesed, kes on meie veebi jõudnud ja uudiskirja ennast kirja pannud, aga ei ole veel ostnud ning seejärel on veel meie kliendid. Ja sealt me saamegi siis nagu 3 erinevat segmendilt. Saadate emaili, tuleb mingi pop-up. Jah, just kõik need asjad põhimõtteliselt, emailid, pop-up'id. Ja siis te vaatate, et okei, need olid nagu top 3, mis nad välja tõid. Jah. Või piisab ka sellest, et üks tüüp ütles, et kuule, et see nupp võiks olla kollast värvi. Ei, seda üldiselt ei ole, et me ikkagi nagu lähtume, siin on nagu tuleb kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt nagu asju nagu kokku panna, et me ikkagi nagu ka pikemad intervjuud klientidega on tähtsad selleks, et aru saada, et mis on nende nagu põhimured nagu muudes asjades või miks nad nagu tahavad või ei taha osta siis nagu radast. Suurepärane. Vahepeal, kes meiega ühinenud on, siis Ott Ilves on meil külas Facebook Live'is ja ettevõttest Amplerprice, Eesti üks edukamaid riistvaraettevõtteid. Hästi. Kas, mul üks hea küsimus, mul üks meelest ära. Kas, läkski meelest ära. Aga lähme edasi. Kui me vaatame nagu sinu kui turundusjuhi rolli, müügijuhi rolli, siis te olete olnud ka Eestis raha kaasamise teemadel päris palju meedias. Te olete erinevatel platvormi kaasanud, alates Fundwise'ist, lõpetades Funderbeamiga. Investoreid teil on läbi selle tuhandeid. Kas sa näed, et see on nagu alustava idu jaoks, startupi jaoks ka selline turunduskanal või te võtsite lihtsalt sealt raha sisse, millega te ettevõtet ehitate? Ma arvan, et mõlemad. Ma arvan, et see on kindlasti nagu meile väga meeldib nagu see, et meil on nagu nii palju toetajaid tänu sellele, et meil on nagu huvitatud osapoole palju. Et tänu sellele on meil ka palju toetajaid ja me nagu leiame kindlasti investoritelt nagu nõu ja abi erinevate teemade lahendamiseks. On see siis nagu talent, on see siis samamoodi finantsteemad ja nii edasi, et siin on või muu nõu. Ja see on nagu äärmiselt tore ja see on kindlasti viinud paljude nagu võimalusteni, kuhu võib-olla ilma selleta ei oleks jõudnud. Ja lisaks lihtsalt ma arvan, et ongi see efekt, et nii paljud inimesed räägivad sellest, see viib nagu jällegi meid lihtsalt nagu Eestis mõnes mõttes nagu kaugemale. Okay. On sul mingi konkreetne näide, kuidas moodi sa oled ka turunduslikult seda raha kaasamist crowdfundingu põhimõttel ära kasutanud? Eks ikka nagu võib-olla nagu selline klassikaline näide nagu, kas see on nüüd crowdfundingu põhimõttel või muul põhimõttel, aga turunduslikul põhimõttel on see, et kuidas jällegi tõsta, minu küsimus, kuidas me saame usaldust tõsta. Võib-olla
mõni aasta tagasi oli veel ettevõttel, oli veel osadel Saksa klientidel küsimärk, et kas see ettevõte on nagu jätkusuutlik ettevõte, et nagu pikemaajaliselt, mis siis juhtub. Ostan ratta ja keegi ei hoolda nagu. Just, et mis siis juhtub, kui see ettevõte ära kaob, eks ole. Ja kui me suudame nagu panna uudisenupu välja, et Ampler on tõstnud, eks ole, nii ja nii palju raha, ütleme, et eelmises raundis siis 2,5 miljonit, eks ole, siis me saime, noh, siis see uudisenupp põhimõtteliselt kommunikeerib seda, et okei, et nad on tõenäoliselt jätkusuutlik ettevõte või et nad nagu on näidanud, et nad ei ole nagu lihtsalt korraks siin pannud mõne ratta välja ja ei ole kohe kadumas, et see on kindlasti aidanud. Ja eelkõige nagu Indiegogo's, kui me kunagi lansseerisime aastal 2016, siis igasuguseid elektriratta nii-öelda projekte ühisrahastusega oli päris mitu ja päris mitu neist on ka läinud kiiresti pankrotti. Mõne aasta-kahega on need projektid nagu kokku kukkunud. Ja sealt tekkis nii ajakirjanikel kui ka nagu potentsiaalsetel klientidel siis selline just, et nagu sihuke skepsis kogu selle nagu teema suhtes, et aga kas nad ikkagi on päris ettevõte. Et selles mõttes jälle nagu aitas kindlasti usaldust tõsta ja on selles aspektis palju abi olnud. Okay. Head sõbrad, kallid vaatajad, kuulajad, et kui teil on küsimusi Otile, siis ma arvan, et Ott vastab hea meelega. Numbreid väga ei tasu küsida, ma arvan, et neid ta ei taha väga jagada meiega. aga muid küsimusi ma arvan, et saame hakkama. Et julgelt võib küsimusi panna ja katsume otsuse leida. Aga mul tuli küsimus meelde, mis mul enne meelest ära läks. Mis on põhilised KPI-d ehk siis mõõdikud, mida te jälgite, mida sina jälgid oma valdkonnas? No eks vaadates nagu seda, et mida ma jälgin, kaks asja, mida ma jälgin, eks ole, loomulikult on müük, ma jälgin igapäevaselt, et tükid, eurod? Mõlemad, ma vaatan tükke ja eurosid, aga kokkuvõttes nagu suurt vahet ei ole, et tükid on tähtsamad, et kui sa tead umbes, et mis see keskmine on, eks me jälgime nagu sellega seoses, et võib-olla laiem tiimi KPI nagu sellise kogu on ka tähtis nagu, et mis see nagu konkreetsed mudelid, suurused, värvid on, eks ole, et nagu tulevikku planeerida paremini. Turunduslikult, mida me jälgime klassikaliselt jällegi on, eks ole, kanalid, traffic ja conversion rate'id ja vastavalt siis ka kanalitele. Ja siis me jälgime veel lihtsalt nagu võib-olla üsna palju on ka sellist ja see on nüüd siis nii-öelda see numbriline osa, et need on need asjad, mida me saame jälgida. Aga mida me teeme hästi palju, eks ole, et me teeme PR-tööd, me võime teha PR-tööd, me võime rääkida share of voice'ist, aga et ütleme, et laias plaanis me ei ole piisavalt suured, et nagu, et neid pidevalt teha. Me jälgime referral traffic'ut loomulikult ja me jälgime palju meil klippinguid tuleb nagu siit-sealt, et me hoiame neid numbreid silmas, aga need ei ole nagu sellised nui neljaks läbi seina, et kui nüüd see number kokku ei tule, siis paneme programmi kinni, sest me jällegi nagu räägime sellest, et need tõstavad, siin on usaldust tõstvad nii-öelda need on usaldust tõstvad tegevused, eks ole, meie ettevõtte vastu. Samamoodi me räägime sellest, et me käime seda aastat käisime üritustel palju, et meil oli ka selleks aastaks oli 35-40 messikülastus planeeritud, eks ole, ja need on sellised kohad, kus sa ei suuda nagu tegelikult pidevat sellist sa ei suuda täiesti nagu iga euro ja iga rattani seda nagu conversion'id tagasi viia, aga meil on jällegi usku sellesse, et me nagu kohtume uute klientidega, esiteks, et on uued segmendid, teiseks, need inimesed on mingist segmendist, kes on niikuinii juba rohkem huvitatud rataste nagu ostmisest, ehk siis me teame, et me läheme nagu nende keskkonda sinna, et nad on juba huvitatud nendest, me suudame tutvustada seda, ehk siis me teame, et tegelikkuses need on, vaadates enda nagu nii-öelda eelarvele ja kõigele peale, me teame, et need on tõenäoliselt, et see on nagu jube mõistlik tegevus meie jaoks. Et kõike alati ei saa mõõta või me võime tahta kõike mõõta, aga me ei saa alati kõike mõõta. No, siin jutu sisse tuli on ju viimane poolaasta periood vupsas sisse, ehk siis koroona. Kui see koroona pihta hakkas kevadel, mis te esimesed mõtted olid ja kus te täna olete? No me esimesed mõtted olid lihtsalt olla kiiresti reageeriv selle osas, et esiteks, et tahaks, et töötajad jääks nagu terveks. Me nagu leppisime kokku mingisugused reeglid ka kohe enda, mis on meile operatsiooniliselt väga tähtis, on tootmine. Et ilma, kui meil rattaid ei oleks, eks ole, oleks jube raske midagi müüa, mis tähendas, et eeskätt me rääkisime sellest, et igasugused külastuskäigud, täiesti, et võõred inimesi nagu ei käi niikuinii tootmishoonetes ja sellised asjad jäeti ära.
teine asi oli see, et kõik töötajad, kes vähegi said, töötasid kodust. Poed pandi kinni, nii-öelda meie brändipoed, testsõiduprogramm pandi kinni, meil on tegelikult üle 40 nii-öelda brändi esindaja üle nagu Saksamaa ja üle Euroopa, mitmes riigis tegelikult, kes nagu pakuvad testsõite, testsõidu me panime kinni selleks ajaks. Ehk siis nagu ja noh, üritused jäid niikuinii ära, eks ole. Et me püüdsime, kõik ülejäänud inimesed töötasid kodudest. Ja eesmärk oligi sellega, et me saaksime siis, noh, esiteks jääme nagu terveks ja vaatame siis nagu, mis edasi. Ja siis nagu sealt edasi oli küsimus, okei, et meie nagu suur ja tähtis nagu testide on kinni hetkel. Poed on kinni, üritustel käia ei saa. Aga nagu meie eesmärk on ka nagu olla nagu kuidagi lähedal ja kättesaadav ja me hakkasimegi nagu mõtlema, et mis on siis nagu lisaks klassikalistele nagu igapäevaturunduskanalitele, mis on siis, eks ole, noh, ongi nagu digireklaam põhimõtteliselt erinevates formaatides, et mis on siis nagu need järgmised sammud, mida me saame teha. Me kasutasime võimalust ära, me tegelikult, me tegime maikuus tegime Saksamaal telereklaami eelnevalt filmitud materjalile. Ja nagu see oli meie jaoks nagu väga suur ja huvitav eksperiment põhimõtteliselt selles aspektis, et kuidas me suudame enda brändi viia täiesti uuele tasemele, täiesti uues nagu suurel turul põhimõtteliselt ja kasutada selleks nagu kõige nagu suuremat meediumi, mis me suutsime välja mõelda põhimõtteliselt. Inimesed on rohkem kodus, lähme koju ja püüame nad teleka tagant. Absoluutselt ja no see oli täpselt see nagu ja kui me vaatasime enda nagu nii-öelda ennustusi selle kohta, kui palju see võiks nii-öelda iga külastus võiks maksma minna ja nii edasi. Need nii-öelda ennustused, mis me panime ning mis nagu tegelikkus oli nagu kordades parem kui meie ennustused, isegi optimistlikum ennustus oli nagu pessimistlik põhimõtteliselt, et see efekt oli väga huvitav meie jaoks. Et telereklaam töötas Saksamaal teie jaoks? Just ja see oli nagu meie jaoks nagu, no mõnes mõttes et sa peed uskuma, mõnes mõttes tele on selline, et sa võid teha projektsioone, sa teed nagu, tele on nagu üsna hästi mõõdeta tegelikult, seal on nagu mingisugune vaatamisaken 7-minutiline, kõik need, et sa tead, et täpselt siis, kui sul üle baseline'i tuleb nagu traffic, siis sa tead, et see on tänu sellele tulnud. Ja siis sul on nagu mingisugune pikem halo, natukene pikem ja siis sa näed, põhimõtteliselt saad seda kõike trackida. Ja kogu see oli nagu täiesti üllatavalt positiivne meie jaoks ka. Ja mida me veel tegime, me püüdsime olla inimestel lähedal tänu me tegime sellise väikse formaadiseeria nagu Digital Test Ride, kus me põhimõtteliselt tegime siis koduste vahenditega põhimõtteliselt, ostsime gimbalid ja kaamerad ja tegime nii intervjuusid nagu selliseid koduseid intervjuusid tiimiliikmetega, kui siis kui tutvustasime rattaid sellises nagu, mis muidu oleks võib-olla sellise hariliku kas testsõidu või ürituse formaadi käigus toimunud ja püüdsime siis seda kuidagi lihtsamas videoformaadis teha, et kui selliseid kallid ja kihvte produktsiooni saanud teha, siis me leidsime ikkagi variante, kuidas nagu inimesteni jõuda. Kui ma nagu suurt pilti vaatan, katsun aru saada, siis kevadel viskas väga palju pulkasid kodaratesse sõna otseses mõttes teie turundusmüügitegevustele, te leidsite sealt uued kanalid, uued variandid. Kas see on nüüd sellepärast, et te tegelikult täna suudate endiselt kasvada 100% aastas, et te ei ole flat'i peal, te ikkagi kasvate. Või on see sellepärast, et inimesed on avastanud, et ma ei taha enam bussi või trolli või trammi minna, sest et on järjekorrad, palju rahvast, mida iganes? No mõlemad asjad kokku, et seda efekti on põhimõtteliselt võimatu nagu eristada, eks ole, et kas me nüüd täpselt nagu, me oleme teinud nagu, me oleme kokkuvõttes ehitanud enda võimekuse ja nii-öelda kanalid nagu niimoodi üles, et eelduse, et me kasvame selles kindlas tempos. Ja kui me kasvaks nagu liiga kiiresti, kui meil korraga kõik rattad, mis me nagu järgmise 2 aasta jooksul tahtsime müüa, ostataks nagu järgmise 3 nädalaga ära, siis ma oleks plindris, sest me ei suudaks neid ära toota. Ja vastupidi, et kui me ei suudaks nagu müüa selles tempos, mis me oleme planeerinud, siis oleks nagu tootmisel, meil oleks keeruline nagu tootmist nagu üleval hoida selles mahus. Ehk siis nagu me peame nagu väga selgelt skaleerimist ettevõtet nagu sellises nagu paralleelselt nagu samas tempos, et me ei saa nagu ühtegi osa nagu ettevõttest liiga palju nagu et kogu ettevõte peab nagu sarnases tempos ja mõistlikult kasvama kogu aeg. Tänud Taavi küsimuse eest, täpsemalt 2 eest, et katsu neid kuidagi kokku panna või siis mitte, vaatame. Et esiteks räägime siis kapitali kaasamisest. See on võib-olla üldse huvitav teema,
Te olete riistvaraäri. Nagu me teame, siis hardware is hard, nagu nad ütlevad. Ja te olete siiamaale saanud edukalt hakkama crowdfundinguna. Kas teil on üldsegi mõte, et te lähete järgmist raundi pole teil üldse vaja? Te olete juba kasumlik, self-sustainable, nagu öeldakse, ja saame oma vahenditega hakkama. B, lähete uuesti nii-öelda rahva käest küsima seda või C, lähete juba riskikapitalide käest seda küsima? Noh, need on nüüd küsimused, mille jaoks oleks nagu, eks ole, tegevjuhi ja finantsjuhi nagu, et tegevjuht ja finantsjuht oskaks kindlasti paremini vastata. Et meie eesmärk on kasvada nagu jätkusuutlikult põhimõtteliselt ja see tähendab nagu erinevaid finantseerimismeetodeid loomulikult ja nagu ma isegi ei saa kommenteerida nagu seda, et mis on täpne nagu finantseerimiskava nagu meie ettevõtte jaoks hetkel. On teil plaan üldsegi seda? Loomulikult on. Kaasata ühed või teised pooled. Et nagu raha on ikka vaja, aga me püüame selles mõttes, et mis on meie jaoks kõige tähtsam on see, et me nagu müüksime enda nagu rattaid jätkusuutlikult, sest see võimaldab meil pidevalt nagu jooksvalt kapitali kasutada ka kasvuks. Et see on meie nagu põhieesmärk. Te olete võtnud endale toreda ambitsiooni 100% iga aasta kasvada. Ardo igal pool laval seda julgelt välja ütleb, et see on meil plaan, see on meil DNA sees. No, kui sul nagu see nullnivoo on madal, baas nullnivoo, siis on nagu lihtne seda ületada, eks ole. Reaalsus on see, et te lähenete ikkagi väga korralikele nagu käibenumbritele. Kui jätkusuutlik ainuüksi selle eesmärgi täitmine on 100% iga aastal. See on tõesti jätkusuutlik. Millal see klaaslagi ette tuleb? Klaaslagi tuleb siis ette, kui me ei suuda ise enam leida nagu neid õigeid segmente, nagu jalgrattureid ja nagu elektrirattur turg kasvab hetkel nagu kiiresti. Ja ta kasvas nagu ka enne kriisi kiiresti ja nüüd ta kasvab võib-olla isegi veel kiiremini. Tähendab, et meie oleme hetkel veel väga väike mängija kogu selles nagu suures Euroopa, nagu, kui me isegi ainult Euroopast räägime, kui me räägime ka Saksamaast, Hollandist, Šveitsist ja mõnest turust veel seal ümber, siis me oleme ikkagi väike tegija veel. Mis tähendab, et meil on nagu tohutult võita see kogu selle nagu turu kasvust. Me isegi ei vaata seda nullsumma mänguna, me vaatame seda, et kui turg kasvab meie, meil on tore, kui teine elektriratas müüakse, siis tõenäosus, et sealt leitakse ka meid pärast hiljem, on ka hea. Ehk siis eeldused selleks on kindlasti olemas. Me nagu valmistame ettevõtete ja nagu kogu tiimi ning ka turundust ette selleks, et me oleksime valmis neid võimalusi ära kasutama, et meil on kindlasti plaanis nagu turgudel, kus me juba natukene eksisteerime, kindlasti laieneda. Ehk siis nagu Saksamaal, mida me tegime see aasta, me lisasime ühe uue brändi poe, eks ole, meie nagu testsõiduvõrgustik on kasvanud nagu väga paljude linnadeni, nagu me lansseerisime selle 10 linnaga, nüüd me oleme juba tõesti üle 40 linna, eks ole. Ja et teha selliseid tegevusi, mis on jätkusuutlikud ja kliendisõbralikud kõikides nendes riikides, kus me nüüd nagu planeerime olla, mis on siis Kesk-Euroopa riikides. Ja see on nüüd nagu see, kus me näeme, et kui me suudame osaliselt nagu seda Saksamaa edu nagu replikeerida, siis me oleme kindlasti nagu heas positsioonis, et kasvada 100% ka mitmeid aastaid. Ja see tegelikult on ka veel teema selles, et me suudaksime ka Saksamaal, ainuüksi Saksamaa on üks koht, kus nagu kasvada veel ka 100%. Võtame Saksamaa näite. Sa ütlesid, 90% tuleb e-poest ja sa ütlesid, et 40% e-poe müügist tuleb siis maksukanalitest. Ehk siis see teeb, ma ei tea, pluss miinus jämedalt mingi 40%. Vähem 90, eks ole, 35 midagi taolist, 35%. Kas sa oled nagu mingid arvutusi teinud, et palju see näiteks Google'i, Facebooki, kõik meediakanalite kogu turumaht on? Et mitu korda saad seda eelarvet suurendada niimoodi, et see oleks veel, kuidas ma ütlen, konversioonimäärad, kõik muud asjad oleksid sama ja oleks veel mõtet sellel? Ma olen nagu ükselt neid teinud, ma ei oska isegi hetkel nagu neid numbreid nagu välja tuua, aga meil on nagu, see üks asi on see, et mis on see maht praegu. Teine asi on see, et me näeme seda mahtu nagu pidevalt kasvamas, mis on nagu see teine aspekt. Kolmas aspekt on see, et me nagu räägime sellest, et me tahame olla nagu see nii-öelda destination bränd. Et me tahame olla see, et kui me räägime elektriratastest, siis me räägime Amplerist väga kohe nagu teise sõnaga seal. Mis tähendab seda, et kui me vaatame ka enda brändi tuntust, kui me vaatame seda, et mis on ka nagu kõige lihtsamalt vaadates ka meie brändi search volüümi, nagu, et mis on nagu Amplerit guugeldades, siis selle kasv on samuti olnud tohutult kiire, mis nagu tõestab seda meie nagu nii-öelda usalduskasvatamise nagu strateegiat turunduslikult. Et mined Google Trendsi, kirjuta sisse Ampler või Ampler Bikes ja vaata, mis sealt see trendigraafik tuleb.
Lanno, viimane küsimus minu poolt, siis tõmbame joone alla. Sa esined 24. september Impact Marketing Meetupil ja sa räägid täpsemalt sellist, et 0-st 7000 kliendini 5 aastaga. Räägi, mis on need põhilised kuidas ma ütlen, komponid, ära kõike muidugi ka ära räägi, aga millest see sinu ettekanne siis koosneb seal? No ta kindlasti algab sellest, et alguses peab tegema palju asju, mis võib-olla ei skaleeru. See on nagu see vana hea tõde, et põhimõtteliselt sa teed asju, mis on nagu tohutult rumalad, aga mis millegipärast toimivad. Et noh, on üks anekdootlik näide põhimõtteliselt selle kohta, kuidas võib kirjutada nagu lihtsalt üksinda oled sa sellises nagu rumalas positsioonis, kus sa nagu pommitad ajakirjanikke põhimõtteliselt, sa kirjutad tõesti nagu sadu ja lõpuks nagu 1000 kirja selleks, et kelleltki nagu saada, et mingisugustki vastust põhimõtteliselt. Ja kui see vastus lõpuks tuleb, siis ta on, meil oli selline olukord, kus meil oli vastuseks oli, et ma ei usu, et teie toode töötab. Ma kirjutan sellest ainult siis, kui ma saan seda katsuda. Ja sel hetkel, eks ole, meil oli 5 ratast kokku, nagu prototüüpidena ehitatud, millest, kui ma ei eksi, siis mitte ükski tööd on päriselt, nagu või kõik tööd, nagu et vist 2 tükki töötasid, aga et nagu, et ja mõlemal neil oli mingisugune äpijõnka, et nagu, et nad ei ühendunud päris täpselt telefoniga ja nagu me veetsime nagu ööd päevad selles tempos, et saada nagu see üks ratas nagu päriselt nagu toimima, see prototüüp, vaata, et ja see prototüüp sai toimima ja Ardo ja Hannes hüppasid autosse, sõitsid autoga Tallinnast Hollandisse, andsid selle ajakirjanikule ja see üks review, mis sel hetkel välja tuli, oli täiesti määrav meie kampaania eduluks. Okay. Ja see oli selleks, et kas me suudame kampaania üle 100% viia või mitte ja see üks päris review oli niivõrd tähtis meie jaoks, mis sel hetkel välja tuli, et see andis meile selle tõuke. Me saime sel hetkel nagu nii palju nagu traffic'ut põhimõtteliselt, praeguseks ei oleks see palju, nii palju traffic'ut, nii palju huvi ja nii palju oste, et see viis meid üle selle joone ja meil läks nagu, tänu sellele on mõnes mõttes nagu Ampler olemas, et on olemas mõned sellised nagu võtmepunktid Ampleri ajaloos. Okay. Ja seda sa plaanid kõike siis seal laval jagada? Jah, on nagu eri aspekte sellest, et mis hetkel peab rääkima, mis hetkel peab tegema nagu asju, mis üleüldse kohe ei skaleeru nagu autoga nagu lihtsalt üksinda, nagu et 2 asutajat sõidavad autoga Hollandisse, et ratast näitama viia kuni selleni, et mis siis on nagu see, kuidas siis lõpuks nagu päriselt tiimi ehitada, mis nii-öelda skaleeruvat organisatsiooni toetab. Okay. Super. Suured tänud sulle igal juhul selle eest. Kui sina, hea vaataja, veel täpselt ei tea, mis on Impact Marketing Meetup, siis ole hea, mine vaata järgi. See link on ka selle video juures marketingmeetup.eu, marketingmeetup.eu. Sealt sa saad programmi kohta täpsemalt teada, sa tutvuda teiste väga põnevate esinejatega, nende teemadega ja sealt sa saad samuti piletid osta. Ja lihtsalt ääremärkusena ütlen, et sooduspiletid eelmüügi hinnaga on saadaval kuni augusti lõpuni, 1. septembrist. Hinnad tõusevad märkimisväärselt. Nii et mis seal ikka, suured tänud Ott sulle. Jah, täpsustamist. Ja, suured tänud sulle ka vaatamast ja kui varem ei kohtu, siis 24. septembril Impact Marketing Meetupil. Aitäh sulle. Tšau!